Tere tulemast kuulama ja vaatama T5 tuleviku podcasti. Mina olen saatejuht Grete ning tänases saates on mul külas kaks väga ägedat neiut. Mul on külas Mari ja mul on külas Liisi, kes saavad ennast ka kohe ise tutvustada, kes nad on, kust nad tulevad ja millega nad igapäevaselt tegelevad. Kuid enne veel, kui saate oma tutvustamise juurde asuda, siis küsin sellise traditsiooniks saanud küsimuse ka teie käest. Ja tänane küsimus kõlab nii: kas Eesti Itaalias või Itaalia Eestis? Tere ka minu poolt. Tere, mina vastaksin, et Eesti Itaalias. Ja mina vastaksin sama, et Eesti Itaalias. Ja minu esimene mõte oli ka Eesti Itaalias. Nii et tundub, et kõik oleme ühel lainel. Aga kes te olete ja kust te tulete ning millega te siis igapäevaselt tegelete? Mina olen Mari, igapäevaselt ma töötan MTÜ Jufu Eestis, mis tegeleb siis rahvusvahelise õpilasvahetusega. Aga sellist välismaa kogemust on mul töökogemuse väliselt ka. Olen ise käinud gümnaasiumiastmes vahetusaastal, olen käinud välismaal tööl, olen osalenud erinevates Erasmus+ projektides nii lühema kui pikaajalistel, nii et kogemust mitme nurga alt. Ja mina olen Liisi Org, ma olen Latitude MTÜ tegevjuht. Latitude 59 on siis Eestis kõige rahvusvahelisem startup ja tehnoloogia konverents, mis toimub sellel aastal mais ning juba 11. aastat. Ja minul on siis ka väga pikaajaline kogemus tegelikult. Ma olen käinud Erasmusega nii õppimas kui teiste programmidega töötamas, samamoodi Erasmuse projektides osalenud ja üleüldse väga palju reisinud elus. Mulle tundub, et siin on siis selline mõnus seltskond koos. Aga miks on nii, et tänapäeval paljud noored üldse mõtlevad ja tahavad Eestist näiteks plehku panna ning suunduvad oma elu rajama välismaale? Kas selle taga on soov õppida ja või siis töötada või saada lihtsalt uusi kogemusi? Kas pisikeses Eestis on üldse võimalusi, mille kaudu ennast välismaal arendada? Vot sellest kõigest me siin podcastis täna rääkima ka hakkame. Kuid enne veel, kui alustame jutustamisega, suundume meie esimese ploki kas see või teine juurde. Nii, aga reeglid on lihtsad. Mina annan siis 2 valikut teile ja teie saate siis nendest ühe valida ja saate ka põgusalt põhjendada, miks just see valik. Nii et kui te olete valmis, siis aga stardime. Ja esimene selline võib-olla küsimus on, kas haridus välismaal või haridus Eestis? Mina vastaksin, et haridus Eestis ja põhjendus lihtne. Ma arvan, et Eesti head haridust teavad kõik nii siin kui kaugemal, aga lisaksin võib-olla väikse vimka, et haridus Eestis koos vahetusaastaga välismaal. Väga hea vastus. Ja mina tegelikult ka ütleks, et haridus Eestis, et olen näinud ja kogenud ka haridust võib-olla mujal ja tegelikult see kindlasti annab hästi palju juurde, aga ma ise olen saanud nii baka kui magistri Eestis ja ma olen väga õnnelik selle hariduse üle, nii et ma tean, et Eesti hariduse tase on ikka väga kõrge. Esimene küsimus läks väga hästi. Lähme edasi. Kas töötamine või õppimine välismaal? Mina vastan, et õppimine välismaal. Olles ise mõlemat proovinud, siis kindlasti soovitaks ja eelistaks pigem just õppimist. Nii huvitav. Mina just mõtlen, et ma olen õppinud ja töötanud ja mina ütleks töötamine, nagu selline professional internship või nagu ühesõnaga, et midagi sa oled juba nagu õppinud elus ja siis sa lähed selles vallas tööle ja siis sa saad nagu hästi erinevaid just võib-olla nagu tööskillide mõttes nii-öelda mingid oskusi, teadmisi sealt kaudu. Et mõlemad on väga, väga vajalikud, aga kuidagi töötamine nagu võib-olla viib sind veel nagu kaugemale. No nii, esimene vastasseis, okei, läheb põnevaks. Nii ja kolmandaks, kas organiseeritud minek või spontaanne minek? Mina taas pean vastama, et organiseeritud minek ja ma ei tea, kas ma võin nüüd tagantjärgi täpsustama hakata, aga selle õppimise all just see noorelt välismaale minek, et raske nende küsimuste juures valida ka kindlasti, et kas üks või teine, aga just mida varem see esimene kogemus tuleb, seda suurem see kogemuste pagas on ja organiseeritud mineku puhul, eriti kui noorelt minna, siis on oluliselt
turvalisem, lihtsam ja vanematele ka kindlam tunne. Ja ma ütleks ka, et pigem nagu organiseerida see minek, vähemalt esialgu. Spontaansus on üliäge asi ja nagu täiega fännan spontaansust, aga üldiselt need mõtted tulevad nagunii spontaanselt, et sa tahad minna, ja siis tegelikult nagu see asi võiks olla nagu enne organiseeritud, enne kui sa lähed. No mina mõtlen ka, et spontaansuse puhul võib olla selline, ma ei tea, mõtled sõbrannaga, et davai, lähme nädalavahetuseks Pariisi, võtad selle kõik hinnas paketi, on ju, spontaanne minek, miks mitte, aga kui minna nagu välismaale nagu õppima või töötama, siis võib-olla lihtsalt, et täna otsustan ja 2 nädala pärast lähen, on selline, et nojah. Ja, seda on ka programmide mõttes nagu raske teha, et sa pead ikkagi nagu kandideerima ja nagu ootama ja nii edasi. Eriti kui see on selline pikaajaline minek, et siis kindlam on kindlasti, kui see on läbimõeldud ja organiseeritud. No nii, aga siis esimesed küsimused on tehtud ja need läksid minu meelest väga hästi ja saamegi edasi liikuda siis mõnusa jutustamise juurde. Aga võib-olla esimeseks küsikski teie käest sellise küsimuse, et miks üldse minna välismaale oma kogemusi saama või neid kogemusi omandama? Mis teid sinna nagu suunas või miks te läksite? Miks üldse elus midagi teha? On nagu lähme väga vastu küsimus. Et ma arvan, et see on nagu parim asi, mis sa saad teha, ongi lihtsalt avastada elu, nautida selle põnevust, selle seiklusi ja kui sa alustad hästi noorelt nagu sellist enda silmapiiri laiendamist, siis tulevikus lihtsalt tasub nii väga ära, et lihtsalt muud nagu, ma ei oskagi öelda, võib-olla siis, kui ma läksin või nagu mingi 2000ndate alguses, siis tegelikult veel ei ole nagu seda arusaama või nagu sellist nagu perspektiivi, et mis see annab. Sa lihtsalt tead, et see on lahe ja sa tahad minna, aga siis sa vaatad tagasi, et see oli nagu mingi parim otsus elus ja mis kõik parimad aastad umbes olid need õppimine Madridis ja siis töötamine USA-s, et kuidagi nagu jah, parimad aastad on muidugi veel ees, on ju, aga just, et see võib-olla annabki sellist perspektiivi ja sa näed seda võib-olla hiljem, aga esialgu on see siuke nagu paneb sind proovile ja mina kindlasti läksin sellepärast, et mul oli juba ammu mõte Eestist nagu, et ma pean minema kindlalt ja ma olin juba valmis pärast gümnaasiumit minema lapsehoidjaks Hispaaniasse, ma ei tea miks, aga siis ma otsustasin, ma lähen ikkagi kooli ja siis sealt kaudu nagu Erasmusega lähen nii-öelda õppima. Just, ma täiendaks võib-olla veel, et nagu Liisi mainis, et see on selline tohutu suur arenguhüpe ja kogemuste pagas, mis see annab, et seda me ka IFU-siseselt näiteks vahetusaastad kutsume arengukiirendiks, et ka lapsevanematele ettevalmistuse käigus nii-öelda hoiatame, et nad võivad saata ära oma 16-aastase lapse ja tagasi saada ligi sellise 20ndate keskel hästi laia silmaringi ja suure enesekindluse ja kogemuste pagasiga noore, et see selline arengukiirendi, mis kindlasti mugavustsoonist väljaminek noortele annab ja maailma avastamise ja maailma mõistmise nii-öelda oskuse, et see on kindlasti asendamatu minu silmis, et mina julgustaks kindlasti neid noori, kellel vähegi sellist huvi ja motivatsiooni on uurida erinevaid võimalusi ja neid nii vara kui võimalik juba rakendada. No te ütlesite, et teil mõlemal on endal ka need kogemused, et olete käinud, no mida teie olete õppinud, mis on selline kõige suurem, ma ei tea, õppetund või selline, mida te olete saanud sellest, et sellise võimaluse olete avastanud ja käinud? Mina ütleks võib-olla, et iga käimine on olnud erineva nurga alt midagi õpetanud, et kui ma esimest korda läksin, siis ma läksingi 16-aastaselt terveks õppeaastaks välismaal õppima, ehk siis nii-öelda vahetusaastale, et mida see aasta kõige rohkem andis, oli kindlasti selline hästi suur julgus, enesekindlus, see on selline suur proovikivi, mida sellises eas veel eriti ette võtta, et tagasi tulles kõik need sellised võib-olla tolleaegsed klassikaaslased või eakaaslased, et kellele tundus hirmutav kuhugi ülikooli katsetele minek või töövestlusele minek, et siis minu jaoks olid sellised asjad juba nii-öelda väikesed proovikivid, et kuna mul oli
oli selline uude kultuuri sisseelamise kogemus, pikalt kodust äraoleku kogemus, siis see kindlasti kasvatas mind palju enesekindlamaks ja iseseisvamaks, et mina jaa, ma arvan ka, et kuna minu kogemused on ka nagu erinevatel eluetappidel on ju, et esimene ongi sihuke, ma ei tea, baka vist äkki 2. aasta oli Erasmuse kogemus, pool aastat tegelikult ainult Madridis ja see oli nagu see, kus sa oled nagu hästi noor, sa võtad, see on su esimene kogemus ja võtad seda hästi endasse, siis ma nagu lihtsalt sain selle vist, et elu on nii nagu äge ja et meil on nii palju ägedaid inimesi üle maailma, et see nagu ongi see, et sa õpid tundma hästi paljudest erinevatest kultuuridest eri inimesi ja inimesed ongi tegelikult su kõige olulisem nii-öelda vara on ju tulevikus ka. Ja täpselt selline julgus ja enesekindlus, ma olen täiesti nõus ja iseseisvus, et sa pead seal tegelikult ise hakkama saama, sul ei ole nagu mingisugust saa joosta koju emme issi juurde on ju, et nagu, et sa pead ise nagu olema see, kes vastutab kõige eest. Ja teine kogemus oli tegelikult, kui ma olin juba magistri ka ära lõpetanud ja läksin USA-sse ja töötasin, siis tegin oma professional internshipi ja vot see oli võib-olla nagu, see oli ikka tegelikult 180 kraadi sellest esimesest on ju, mis siis andiski seda, et tegelikult sa nagu lõpuks ei kardagi nagu midagi, sest et sul ongi see, et what's the worst that can happen, nagu seda küsimust tegelikult iga päev nagu küsid, on ju, kui teed mingeid otsuseid ja siis tuleb selline nagu julgus ja enesekindlus, et ma teen nüüd ära selle asja ja tegelikult see vist ongi see kõige suurem väärtus, mis sa saad. Mulle meeldis see, et sa ütlesid need inimesed, et tegelikult kui sa ju ikkagi rändad ringi maailmas ja käid erinevates kohtades, siis sul tekivad ka need suhted nende inimestega ja mine tea, võib-olla sa otsustad mingi hetk, et davai, homme on pilet kuhu iganes ja sul on seal tuttavad ees ja sul on nagu ka võimalus võib-olla veel rohkem kultuuri avastada või ööbimist kasutada, et need suhted on ju nagu üliolulised ja ma olen sellega täiesti nõus, et mis saab nagu kõige halvem olla, et ikkagi ise pead oma vastutuse võtma. Aga ma võib-olla, kui tohib, siis veel lisaks Liisile juurde, et Liisi mainis, et see hästi erinevate inimestega tutvumine, kelle selline kultuuriline taust on väga seinast seina, et see on kindlasti üks asi, mida meil siin tulles Eestist, Eesti riigi suurust või ütleme väiksust siis arvestades, et see on tohutult väärtuslik mõista natukene rohkem seda, mis mujal, mis toimub ja õppida ka teiste nii-öelda kultuuride kohta natukene sügavamini kui see, mis meil võib-olla siin tavaelu elades kogetakse. Aitab kindlasti mitte ainult noorte, aga kõik inimesed, kes ka siis reisivad, töötavad, elavad, õpivad välisriikides, et sellist avatud maailmapilti, et suudetaks näha natukene oma nina otsast ka kaugemale ja aktsepteerida seda, et me oleme maailmas seinast seina erinevate väärtuste, arvamuste ja kultuuriga. Ja ma nagu tahakski lisada sellele, et see ongi nagu see, et tegelikult me oleme kõik nagu maailma kodanikud lõpuks on ju. Miks on nagu oluline üldse, et inimesed läheks ja kogeks seda teist kultuuri või reisiks või nagu saaksid aru, et kuidas inimesed elavad mujal, ongi see, et sa võid lugeda raamatutes seda, aga kui sa ise nagu ikkagi lähed ja koged, siis on midagi hoopis teistsugust ja miks on vajalik, ongi see, et me kasvataks siia ikkagi tolerantseid ja avatud inimesi, et me saaksime elada selles ühiskonnas, mis on nagu siuke mingi võrdne, nagu väärtustab teatud väärtusi on ju, mis on siuksed nagu inimõigused ja nii edasi, et kuidagi hästi loogiline ja see tõesti juhtub palju kiiremini, kui sa lähed välismaale, sest et seal sul ongi nagu eri rassidest, eri mingitest sugudest, eri nagu mingi uskudest ja nii edasi, et siis sa nagu õpidki tundma, sa näiteks elu sees nagu Eestis sa ei puutu kokku tõesti nii paljude inimestega, nii et. Ja olles ise välismaal ka selle nii-öelda teistsuguse inimese rollis tihtilugu,
ja ma usun, et mida võib-olla teatud hulk inimesi natukene kardab sellise nii-öelda meiesuguste inimeste vaadete juures, et kasvatada selliseid maailmakodanikke, siis kardetakse, et kuidagi see Eesti kultuur või meie väärtused jäävad tahaplaanile, et ma sellele julgen, nagu ma usun, Liisi ühineb minuga, julgelt vastu seista, et see on vastupidi just selliste Eesti väärtuste maailma viimine ja teistest kultuuridest õppimine, et see ei tähenda seda, et me nii-öelda enda kultuurist või taustast või väärtustest lahti laseks, et lihtsalt õppida, kuidas siin maailmas nii-öelda rahumeelselt ja ühiselt elada, eksisteerida, aktsepteerida seda, et me oleme erinevad, mitte võidelda pidevalt selle vastu, et me oleme erinevad. Ja minul on olnud ka üks kogemus ühes noortevahetuses ja sellise puutuda kokku inimesega, kes tõesti pidas ennast tol hetkel nagu maailma nabaks või ta oli täiesti nagu teist usku siin elus ja ta olid hästi nagu tugevalt oma nagu sellised põhimõtted nagu alati väljas, et ta pidi kõigile seda ütlema. Ja minu jaoks oli see kusjuures alguses väga suur šokk, sest mina olin nagu mingi okei, me oleme siin koos mingi nädal aega ja siis on siin nagu selline inimene ja lõpuks ma nagu nende päevadega nagu mõistsin, et isegi kui tema ei sümpatiseeri mulle, siis ma oskan temaga vähemalt nagu sallivalt käituda ja ma võtan nagu arvesse, et jah, tal on väga tugevad põhimõtted ja kui ta ei taha saada minu põhimõtetest aru, siis okei, aga ma ei hakka talle nagu ette heitma ka neid, mida nagu tema teeb. Et see oli nagu väga huvitav selline nagu esimene noortevahetus, kus ma päriselt tundsin seda, et nagu me oleme nii erinevatest kohtadest, et nagu mina tulen Eestist ja mul on ühed mõtted ja siis tuleb keegi kuskilt mujalt ja tal on nagu hoopis täiesti teine maailm. Et need inimesed, kellega sa kohtud, see on tõesti nagu väga suur selline, ütleks nagu ka nagu kingitus justkui on ju, nagu te olete siin öelnud, et sa saad esiteks väga palju sellist suhtlemisoskust juurde, et kuidas suhelda inimesega, kes on täielik, üldse ei meeldi sulle ja täiega vihkad teda ja ei salli teda üldse, kuidas suhelda inimestega, kellega saad täiega hästi läbi, kuidas suhelda nende inimestega, kes võib-olla ei taha mõista sind, aga mõistavad teisi, on ju, et seda kogemuste pagasid tuleb hästi-hästi palju selle kõige juures nagu juurde, aga kui lihtne see tegelikult ikkagi kõik on see minek, et kui me räägime, et siin on erinevad nagu võimalused ja me tuleme ka kohe selle juurde, mis võimalused on ja kuidas saab minna, kuid kas enamus programmid on ikkagi sellised, et sinu eest otsitakse kõik majutus ja kõik asjad ülesse või kui minna näiteks läbi kooli või midagi sellist, et siis aidatakse seda nagu otsida või on see pigem ikkagi väga palju ka sinu enda teha? Et kui lihtne see minek üldse nagu sinna välismaal on ja võib-olla ka see nagu vaimne pool sellest, et kuidas sa ütled endale, et ma nüüd lähen, ma ei tea, kuhugile? See vaimne pool ilmselt kõige raskem on ju. Jah, eks see selline korralduslik pool, see sõltub hästi palju, et millest me räägime, et kui me räägime näiteks Jufu poole pealt me saame just, et Jufu näitel nii-öelda meie saadame siis vahetusaastale või vahetusprogrammidesse 15–18-aastasi gümnaasiumi noori. Et tegelikult on võimalik kandideerida juba ka põhikooli lõpuklassides ja meie programmi selline eripära ongi just see noorte vanus, et kuna niivõrd noorelt minnes, siis ei ole kuigi mõeldav, et see oleks selline spontaanne, iseseisev ja päeva pealt tehtud otsus, et meie poolt või organisatsiooni poolt on siis alati selline korralduslik pool tagatud, et see korraldusliku poole pealt on õpilase jaoks lihtne, aga eks õpilasel endal peab olema muidugi hästi suur huvi, soov ja huvi teiste kultuuride vastu ja motivatsioon seal hakkama saada. Et see nii-öelda sõltub palju sellest, et millest me räägime, kas me räägime nii-öelda vahetusprogrammist või me räägime lihtsalt välismaale tööle minekust või räägime mõnest konkreetsemast Erasmus Plus projektist, lühi- või pikaajalisest, et seal on selles mõttes erinevus. Tõime selle kooliprogrammi välja. Ma saan aru, et te mõlemad olete käinud ka tööl välismaal. Kas samuti on see mõne programmi kaudu või see ongi olnud, et selline võib-olla peate ise nagu uurima ja otsima? Ja mis programmi kaudu sa käisid?
no kui ma 16 olin, siis ma käisin Jufu kaudu vahetusaastal, see oli siis 1 aasta Saksamaal. Peale ülikooli käisin ma siis Erasmus+, nii-öelda toona oli selle nimi EVS, ehk siis European Voluntary Service, eesti keeles Euroopa vabatahtlik teenistus, et oli võimalik see on vist nüüd ikka veel. Et on võimalik minna välismaale vabatahtlikuks, et mina osalesin siis 9-kuulises projektis Hispaanias ja peale selle projekti lõppemist siis otsustasin jääda sinna elama ja otsisin endale töö, et siis nii-öelda see töö otsimise protsess ja kõik oli see muidugi minu enda organiseerida, aga ma ei alustanud seda nii-öelda Eestist, vaid ma juba olin välisriigis tol hetkel. Ja okei, ma mõtlen nüüd tagasi, see oli ju nii ammu, kui ma käisin. Et Erasmus plussi nagu, mis programm see on see, kui sa lähed, on ju kooli nagu teise, nagu mina elasin Madridis. See on õpilasvahetus. Jah, see on ülikooli õpilasvahetus on ju. Seal on ikkagi niimoodi, et jah, su ülikoolil on partnerülikoolid ja siis sa nagu valid nende seast, aga ütleme niimoodi, et kui mina läksin, siis see asi oli ikkagi nagu suht alguses. Ma olin nagu mingi teine üliõpilane vist nii et sa otsustasid nagu minna siis, kui ja no ma juba teadsin, et tänast ma ei saa väga palju mingi üle kanda neid aineid ja siis ma nagu vahet ei ole, ma ikka lähen ja siis, aga nagu see ülikool oli olemas, on ju, Madridis, üks mingi eraülikool ja siis validki nagu ained endale sealt juba nagu tegelikult ette ära ja siis koha peal selgus, et no neid aineid ei ole, on ju, sest Hispaania ja siis nagu igast nalja sai seal, aga kodu ma pidin ikka ise leidma, see oli ka nagu mega seiklus, käisime ikka mingi, ma ei tea, 15 kodu läbi ja noh, võtta tegelikult Erasmuse stipendium tollel ajal oli ikka nagu väike, ma ei tea, ilmselt nagu väga suur ta ikka ka ei ole praegu ja kui sul ei ole mingit enda kogutud raha näiteks või mingisugust, ma ei tea, megavanemate toetust, siis sa pead ikkagi nagu vaatama, mis sa teed sellega, on ju, nagu hästi siuke planeeriv eluviis natukene on ju. Ja siis, ühesõnaga, seda nagu sa pead ise tegema. Aga põhimõtteliselt kooliga ikkagi toetab sind ka natukene siis su koduülikool ja noh, üldiselt sina seisad ise enda eest ja kui sa ei saa mingeid aineid, siis sa lähed ja nõuad nagu midagi muud, on ju. Aga siis teine programm, millega ma käisin, ei olnud Erasmus, oli Baltic American Freedom Foundation, mis on siis Balti riikide USA vaheline selline ka nagu erinevaid asju saad teha, seal saad nii õppima minna kui siis professional internshipi tegema, ehk siis baka- ja magistri tudengid, kui sul on möödas, kas sa oled veel nagu bakas magistris või sul on möödas nendest mingi pool aastat, siis sa saad veel ka nagu kandideerida, on ju. Ja mina läksingi tööle sinna EdTech ettevõttesse kõigepealt ühte startupi ja siis ülejäänud, seal olin pool aastat ja siis pool aastat töötasin ühes kiirendis, mis oli New Yorgi ülikooli all nagu ka EdTechidele mõeldud. Väga põnev kogemus. Igal juhul see kõik oli niimoodi, et toimus kandideerimine programmi, siis sa said teada, et sa said selle, aga edasi jällegi ise pead tegema kõike, et nagu kandideerima erinevatesse ettevõtetesse, tegema need intervjuud, see on nagu töö otsimise protsess ja see nagu oli hästi huvitav ja lõpuks see kodu ja kõik nagu, et see on kõik su enda teha, sa saad selle budgeti, on ju, selle rahasumma ja siis hakkad planeerima, kuhu saad elama minna, kas Manhattanile tõenäoliselt mitte, on ju, aga siis vaatad kuskile mujale, on ju. Aga siit kodu juurest ongi hea nagu edasi liikuda selle juurde, et kuidas neid saadud kogemusi üldse siis ikkagi Eestis täna vaadatakse või kuidas neid rakendada, et kas on need oluliselt tööturul, kas või näiteks alustame siis kõige lihtsamalt siis vahetusaastale minnes, ma ei tea, ütleme gümnaasiumis, kas need üldse lähevad nagu Eestis korda või sellisel sinu tuleviku karjääri, ma ei tea, edendamisel või pigem mitte, et pigem on lihtsalt see, et tore, et käisid, said kogemusi, aga ma ei tea, tööandja ei tee selle infoga midagi? Mina ütleks, et see tuleb kindlasti palju-palju kasuks. Noh, ühelt poolt see nii-öelda eneseareng, mis selle minekuga kaasneb või tagasi tulles nii-öelda nähtav on, et see kõrge pingetaluvus, mis vahetusaastal käinud noortel kindlasti võrreldes eakaaslastega on, võõrkeelte oskus, mis on väga väärtuslik ka tööandjate silmis,
et üldjuhul need noored paistavad kindlasti tööandjatele silma, mitte lihtsalt selle nii-öelda CV-sse kirja pandu põhjalt, aga ka sellise oma oleku, julguse ja teotahte poolest. Jah, kõik need nagu mingid oskused või nagu teadmised, mis sa saad, on üks asi, aga sa saad nagu mingi meeletu elukogemuse. Ma arvan, et see on see, mida nagu, kui sa lähed sinna tööintervjuule või kuskile Eesti tööturul, nagu mis iganes sa tegelikult teha tahad, nagu sa saad tegelikult kõik, mis sa tahad. Ja siis ongi see, et sul on mingi elukogemus, mingisugune inimeste tunnetus tekkinud tegelikult aja jooksul, on ju. Sorry, ma natuke nutan siin. It's okay. Ja siis ongi, tegelikult see on see, mida nagu tegelikult tööandja otsib. Et enam meil ei ole sellist maailma ju tegelikult, kus sul peab olema, ma ei tea, 5 aastat töökogemust. Kui sa oled nagu näidanud, et sa oled näiteks seal välismaal palju initsiatiivi näidanud üles, mingisuguseid üli nagu imelikke töökohti läbi käinud näiteks, on ju, nagu mina, siis see on nagu, tuleb kasuks. Selles mõttes see näitab nagu seda, et sa suudad adapteeruda kõiges, et sa oled ülikiire õppija, sa tegelikult nagu omandad palju kiiremini kui võib-olla see inimene, kes ei ole seal käinud. Ma arvan, et tööandjad ikka muidugi vaatavad seda, et ma vaatan kas või nagu enda tiimi pealt, et kõik need inimesed ka, kes nagu on käinud või on praegu, nagu, et seal on ikka, enamus nad on, et selles mõttes sa näedki, et see on nagu siuke hästi suur motivatsioon mingeid asju teha ja midagi muuta elus nagu. Ma ütleks ka just, et see ei tule kasuks mitte nii väga lihtsalt selle nii-öelda linnukesena, et see inimene on käinud või teine inimene ei ole, et see on pigem just nagu Liisi ütles, et see paistab selle intervjuuvoorus juba väga selgelt välja, et inimesel on see elukogemus ja nii-öelda... Ja keel, vaata, et tegelikult see on ka ikka nagu täiesti crazy. Ma arvasin, et ma oskan inglise keelt, kui ma läksin USA-sse, on ju. Sest me oskame tegelikult Eestis ülihästi. Me hakkame mingi, ma ei tea, lasteaiast nüüd juba õppima, on ju. Oleneb vist kohast. Mina hakkasin vist äkki teisest klassist, midagi sükest. Ja siis mõtled, et mu inglise keel on väga hea, on ju. Siis lähed USA-sse ja siis vaatad, et mis asja te räägite. Nagu esimene 3 päeva ma olin, nagu mis asi see on. Nagu nad vist räägivad nagu hästi kiiresti. Ja siis sa tegelikult nagu saad selle kätte ja siis mind pandi teisest päevast põhimõtteliselt öelda, et nii, võtta telefon, sa hakkad nüüd rääkima mingi usakatega nagu mingi tegema supporti põhimõtteliselt. Issand, see oli nii crazy, aga siis see visatigi nagu külma vette ja sa hakkad ujuma ja sa oled nagu mingi su keel tagasi tulles, seal ei ole tegelikult nagu seda, nagu eestlastel on aktsent, on ju, ja see on okei, see on jumala tore, aga lihtsalt võib-olla see keeletunnetus nagu areneb palju kiiremini ja kui meie töö siin on enamustel, kõigil on nagu inglise keeles ka, siis juba vaikselt, et siis see on nagu hästi oluline. Inglise keel on üks asi, on ju, aga siis need teised keeled ka veel, et sul on kindlasti hispaania keel, on ju. Saksa keel on selles mõttes kindlasti paremal tasemel kui hispaania keel, aga jah, on mõlemad olemas, et selles mõttes see on tööturul täiesti nii-öelda hindamatu, kui inimene oskab keeli ja mitte ainult ka see nii-öelda keelteoskus, aga ikkagi kultuuride nii-öelda tundma õppimine ja natukene selles võõras kultuuriruumis ka nii-öelda orienteerumine, et ma olen näiteks edaspidises, mitte nüüd tänasel päeval muidugi ka mu keelteoskus tuleb mul tööalaselt palju kasuks, aga olen varasemalt töötanud näiteks ka saksakeelsete turgudega, et seal mitte ainult see keeleoskus ei ole mulle kasuks tulnud, aga puhtalt ka see, et ma tean, mismoodi seal kultuuriruumis asjad käivad või mida vältida näiteks või mida vastupidi teha, et see on kindlasti. See on nii nagu äge, sest et mina olen töötanud siis ka sellises kohas enne, kui ma Latitude'i hakkasin juhtima, nagu siuke organisatsioon nagu Startup Estonia ja siis, kui me käisimegi nagu hästi palju Eestit esindamas ja rääkimas, et mis nagu Eesti startup kogukonnas toimub ja nii edasi, või näiteks tulid delegatsioonid Eestisse ja kuidas sa nagu siis suhtledki sakslastega, hispaanlastega, jaapanlastega, sa tegelikult nagu olles reisinud ja nagu tead, siis see annab hästi palju, on ju, et nagu sa oskad kuidagi nendega suhestuda rohkem, võib-olla ei tee mingit nende kultuurile mitte relevantseid asju. Just, sest seal on väga suur vahe sees, et mismoodi peaks suhtlema jaapanlase versus hispaanlasega, et need on 2 täiesti eri maailma. Et see on,
on kindlasti Jah. väga väärtuslik. no selles mõttes, et olgem ausad, ega kõigil ei saa alati olla positiivne kogemus, on ju, et on ka neid hetki, kus inimene tuleb koju tagasi ja mõtleb, et no elu halvim kogemus enam never ever ei lähe, on ju. Aga kas see nüüd välismaale pikaks ajaks minek on üldse kõigile? Või kuidas näiteks võib-olla sa saad ka nagu Jufu poole pealt kommenteerida, et kui teie saadate noori nagu alaealisi praktiliselt vahetusaastale, kui hästi nad üldse selle pingega võib-olla toime tulevad ja kas nagu on ka neid inimesi, kes on näiteks poole pealt katkestunud, öelnudki, et ma enam ei taha või ei jaksa või... Ja ÜFU Eesti näitel ja nii-öelda õpiränne gümnaasiumastmesse on kindlasti väga väljakutseid pakkuv, et just see vanus, mis nii väga mõjutab niivõrd noorelt mineks, on ju alati esimene kord niivõrd kaua kodust eemal olla ja see kindlasti, nagu me siin juba korduvalt oleme välja toonud, et see nõuab hästi suurt sellist sisemist motivatsiooni ja sellist kirge ja soovi maailma avastada, et kui see on puudulik, kui see motivatsioon tuleb väljaspoolt, siis sellistel juhtumitel jah, võib tulla ette, et see kogemus selle noore jaoks on liiga keeruline või liiga raske, aga üldjoontes võib öelda, et neid pooleli jätjaid või varem koju tagasi tulijaid on siiski väga-väga üksikuid. Meil on ÜFUs ka rahvusvahelised kokkulepped, et millistele tingimustele või milliste omadustega õpilasi me programmi vastu võtame. Lisaks sellele meil on väga-väga põhjalik ettevalmistus õpilastele enne minekut, ka lapsevanematele enne minekut, et nad ikkagi oleksid selgelt läbi mõelnud ja teadvustaksid, mida see nii-öelda võõrasse kultuuri sisseelamine endast kujutab ja mida see õpilaselt endalt eeldab, et tänu sellele jah, see selline katkestajate nii-öelda arv on väga-väga väike, aga kui tulla selle küsimuse juurde, et kas see on üldse kõigile, ma ei tahaks öelda, et ei, see ei ole kõigile, et see ei ole kindlasti midagi sellist eksklusiivset, mis ainult võib-olla väiksele osale ühiskonnast sobib, aga kindlasti ilma selle soovi ja motivatsioonita ei ole võimalik mujal hakkama saada, et selles mõttes on välismaale elama minek ükskõik kas vahetusaastale õppima, mõnda projekti osalema, see on selline nii-öelda julgustükk, et see sisemine soov peab olemas olema, ilma selleta ei saa. Nii hea diplomaatiline vastus. Nagu ei, see on tegelikult nagu tõsi, aga ma lihtsalt mõtlen, et tegelikult see ei ole kõigile. Nagu see päriselt ongi niimoodi, et nagu elus ikka vaata, kõigile ei sobi kõik asjad, on ju. Et nagu minule meeldib üks, talle meeldib teine. Ma tean inimesi, kellel on jumalast okei nagu olla täiesti lihtsalt Eestis ja nagu neile meeldi näiteks reisida ka. Ja see on nagu lihtsalt inimeste valik, on ju. Ja et nagu lihtsalt miks nagu see võiks olla kõigile või kõik võiksid mõelda sellele, ongi see, et mida see tegelikult nagu annab sulle. Et just nagu jah, nagu kui sa vaatad tagasi oma elule, nagu, et mis oli see nagu siuke mingid ägedamad hetked. Need olid need hetked, kui sa lendasid täiesti pea ees nagu vette kuskil mingisse tundmatusse olukorda ja sa ujusid sealt välja ja sa tulid sealt välja nagu oh my god, nagu millega ma hakkama sain, vaata, et nagu mul on külmavärinad, kui ma mõtlen tegelikult nendele asjadele, mis ma nagu olen teinud varasemalt. Nii et ma olin ühes Erasmuse podcastis ka ja rääkisin, et Erasmus tegelikult rikkus mu ära, et nagu heas mõttes täiesti nagu selles suhtes, et mul oli ka nagu siukseid mingeid veidraid asju ikka juhtus, on ju, aga mitte midagi hullu. Ma tean, et nagu kindlasti osadel inimestel on ka nagu vahetusaastal juhtub võib-olla mingid nagu ebameeldivamaid asju, et tõesti nagu toimub mingi ahistamiscase, mida iganes. Sellised asjad on nagu täiesti kohutavad ja neist tuleks rääkida, aga tegelikult on niimoodi ka, et kui sa lähed vahetusaastale juba natuke nagu sellise eelarvamusega, et kõik läheb pekki või umbes, et issand, kõik need asjad, mis saaksid pekki minna, nagu nii mul lähevad, on ju, siis lähevad ka. Et selles suhtes nagu, kui sa lähed sinna positiivse mindsetiga, et ma tahan siit midagi saada nüüd, et ma tulin siia nüüd mingit asja kogema, aga mitte sa ei oota, et need asjad suga juhtuvad, vaid sa lähed ja võtad need ise, nagu, et selles suhtes lähedki tutvud inimestega, lähed mingitele üritustele, see on su enda teha nagu, milline see kogemus tuleb. Ja kui sa ise istud kodus terve selle aja või ma ei tea, sul ei meeldi näiteks see töö, mis sa teed seal ja sa ei vaheta seda, siis see on su enda probleem, vaata, et sa ei saa siis tulla tagasi ja öelda, et sorry, nagu nii mõttetu ära mine. Nagu, et mulle ei meeldi üldse see ka, kuidas inimesed nagu
neil on mingi kogemus, jah, räägi sellest, see on tore, aga ära võta sellest kohe sellist seisukohta, et see teisele ei sobi, sest et tal on hoopis teistsugune kogemus. Et sama võib-olla reisidega sellest vaata. ka minu see nii-öelda, mida sina nimetad diplomaatiliseks vastuseks, et mulle ei meeldi ka nagu teiste eest selles mõttes otsustada, et mida ma eelneva vastusega võib-olla silmas pidasin, oli see, et see võimalus on kõigile, aga kas kõik seda võimalust kasutavad, see on muidugi küsimus oma, et just nagu Liisi ütles, et see käed rüppes ootamine, et see kõik tore, millest teised räägivad, nüüd juhtuks. Et seda jah, see on ka üks selline asi, mida meie oma õpilaste nii-öelda taotlusprotsessis ka jälgime, et kas õpilasel mitte ainult on see huvi ja soov minna, aga kas tal on ka see nii-öelda valmidus kohaneda seal, sest et võõrasse kultuuriruumi, jah, muidugi me alati läheme kõik Eesti saadikutena ja räägime Eestist ja tutvustame Eestist, aga lõppkokkuvõttes sa pead seal võõras kultuuriruumis ikkagi kohanema sealsete oludega ja võtma neid nii-öelda kas omaks või vähemalt aktsepteerima ja selline, kui me räägime vahetusastast gümnaasiumiastmes, siis muidugi kõik need võimalikud ohud või probleemolukorrad on meie organisatsiooni või meie programmide puhul nii-öelda miinimumi viidud just selle korraldusliku poole pealt, et õpilased ei ole seal selles mõttes üksinda, neil on lisaks vahetusperedel alati olemas tugiisikud, organisatsioonipoolsed 24/7 hädaabi kontaktnumbrid, et igas olukorras helistada, et kui midagi peaks juhtuma, siis neil on tugi alati olemas. Aga see, et nad igapäevaselt seal kooli minnes sõpru leiaksid, nad kiirelt keele selgeks saaksid, et nad leiaksid endale selle erinevaid huvialasid, hobisid, millega tegeleda ja tõesti kogeksid seda kohalikku eluolu. Selleks nad peavad ikkagi ise nii-öelda sealt voodist välja tulema. Et siin on vist hea nagu öelda seda, et see nagu sa ütlesid, et võimalus on kõigile, aga see kõik olenebki sellest, et kas sa oled nagu mentaalselt võib-olla valmis. Et nagu enne oli see, et Liisi ütles, et see mentaalne pool on võib-olla väga raske, et sa pead olema nagu Liisi ütles ka, et on inimesi, kellele ei meeldi reisidagi, et kui inimesele ei meeldi reisida, siis ilmselt välismaale õppima, töötama, minema kogemuse, ei ole võib-olla, et sellepärast kindlasti ei pea minema, et kõik käivad. Minema peaks ikkagi sellepärast, et endal see huvi ja soov on. Ja sul võib tekkida nagu ikka nagu selles mõttes ärevus ka, et isegi kui sa oled valmis, on ju, täiesti mentaalselt nagu ma olen valmis, ma lähen nagu nii let's do this ja siis mingi, ütleme, 3 nädalat läheb mööda nagu esimene see excitement läheb nagu alla, mõtled, oh my god, mida ma nüüd tegin, kuhu ma tulin, on ju, siis õnneks ongi niimoodi, et kõikide nende gruppidega või programmidega, millega sa lähed, sa tegelikult leiad nagu sarnaseid programme üle maailma, nagu Erasmuslased hoiavad tegelikult täiega kokku, Pafikad, kui sa lähed nagu sama batchiga, nii-öelda, siis meil oli ka New Yorgis nagu hästi tore seltskond. Jah, see on nagu selles mõttes veits siuke nagu controversial, sellepärast, et kui sa lähed nagu sarnaste inimestega ja siis saad nendega seal ka veel kokku, on ju, aga tegelikult see mõnes mõttes toetab ikkagi, on ju. Nagu tugigrupp. Ja, tugigrupp, aga siis sa tegelikult ikkagi kohtud ju oma tööl, väljaspool üritustel igasuguste teistsuguste inimestega, et selles mõttes nagu ei ole karta vaja, lihtsalt ongi, et kui tekib see ärevus, siis sa nagu räägid nende inimestega või otsid tuge tegelikult, et kodust ka, et ma arvan, et see on siuke nagu jah, nagu tuleb rääkida inimestega, et siis nagu kuidagi on see palju mõnusam kogemus. Aga teeme siis ikkagi puust ja punasest selgeks, et millised need võimalused siis kogemusi omandama on ja kust nende programmide kohta võib infot leida. Meil on siit läbi käinud on ju õpilasvahetus, Erasmus Plussi see üliõpilas vahetus, mis need programmid veel on või milliseid võimalusi nagu veel on, mille kaudu minna. See vabatahtlik teenistus käis meil ka läbi siit. Mis käib ka tegelikult Erasmus Plussi alla. No kui me räägime õpirändest, siis yfu.ee ehk siis Jufu Eesti koduleht, kus on võimalik infot saada meie programmide kohta. Ma siin täna olen peamiselt rääkinud vahetusaastast, ehk siis õppeaasta välisriigis, aga tegelikkuses me pakume ka lühemaid formaate, et kui mõne jaoks see aasta tundub liiga hirmutav, siis on võimalik minna ka lühemaks perioodiks, kas siis semestriks, 3 kuuks või mõneks nädalaks suvel, et ka sellised võimalused on olemas. Tööpakkumiste või selliste töörännete puhul võib-olla Liisi oskab paremini infot jagada, aga Erasmus Plus projekte on ka seinast seina ja seda infot on võimalik saada Eestis läbi Euroopa noorte. Jah, Erasmus on tegelikult ju nagu siuke põhiprogramm, ütleks, et
mul on väga palju sõpru käinud sellega, see on väga lahe ja sa saadki teha täpselt mingi 3-kuulist praktikat, sa saad õppida pool aastat või aasta ja siis ongi Baltic American Freedom Foundation.org minu arust, .org, kus sa siis saad ka igast erinevat infot. Neil on minu arust nagu nad saadavad inimesi 2 korda aastas äkki ja siis saadki minna nii õppima ja tööle. Ja tegelikult neid töötamise nagu programme on päris palju, nagu lihtsalt tasub natukene uurida. Ülikoolides ka, et kui tuleb mingi infopäev, siis ma julgustan täiega nagu nendele infopäevadele minna, sellepärast, et seal sa saad ülipalju infot. Ma mäletan lihtsalt, kui mina käisin selle PUFFi infopäeval, siis Tartu Ülikoolis oli see, ja siis väga palju inimesi ei olnud, et siis nagu ongi see, et tahaks rääkida sellest rohkem, mis on üliäge võimalus, kuidas siis saad minna ja see makstakse kinni. Ja nagu tegelikult ongi see, et sul on nii sellised programmid, kus sa saad minna ja maksad ise, ja teine on tegelikult see, kui sa saad nagu kogu selle stipendiumi nii-öelda nagu mujalt. Ehk siis pane Google'isse ja sa Täpselt. nagu leiad sellist infot. Siin on väga hea ära mainida, et nüüd pärast seda salvestust sõidan minagi läbi Erasmus Plussi Poola, lähen ennast koolitama, nii et selline vahva episood täpselt õigel päeval tehtud. Aga igal juhul mina sain küll palju targemaks ja ma arvan, et siit on hea aeg edasi liikuda natukene müütide juurde, räägime, olen korjanud mõned müüdid ülesse, nii et algab Lammutame müüte. Nii, aga esitan teile siis kiiresti 3 müüti ja siis saate need ümber lükata, kallutada, õigeks tõestada, mida iganes, et kuidas ise tunnete, mis siis teie jaoks kõige parem lahendus on ja saate siis põgusalt seda ka kommenteerida. Aga esimene müüt võib-olla olekski, et välismaale õppima minek võrdub puhkuseks, siis et ei ole vaja õppida, lihtsalt lähen läbi selle programmi ja seal olen ja siis tulen tagasi. See on kindlasti müüt. Välismaale õppima minnes on samuti vaja pingutada ja õppida, küll aga koolisüsteemid kindlasti on väga-väga seinast seina riigiti, et meil Eestis on väga hea või väga heal tasemel haridus, aga ka üsna intensiivne, et kui me võrdleme näiteks koolipäevade pikkust Eestis paljude teiste Euroopa või kaugemate riikide puhul, siis seal selgelt on erinevusi, aga ilma õppimata seal välismaa koolis, kas see on siis gümnaasium või ülikool, kindlasti hakkama ei saa. Jaa, see on tõsi ja see ei ole puhkus kindlalt, aga võib-olla seal on lihtsalt see, et miks see võib tunduda puhkus või nagu miks see mingi müüt võib-olla on tekkinud, ongi see, et sa tegelikult, sul on nädalavahetused, on ju, ja kui sa Eestis nagu võib-olla iga nädalavahetus ei taha mingi uude linna minna trippima, siis seal sa tahad nagu. Ja seal sul on nii palju võimalusi ka minna ümberkaudsetesse kohtadesse, avastada seda linna, mida sa ei tea ja nii edasi, et võib-olla see nagu tekitab selle puhkuse vaibi seal, aga tegelikult nagu nädala sees esmaspäevast reedeni nagu, mina käisin iga päev koolis, on ju, et sõitsin 40 mintsa bussiga kooli tagasi ja sa pead ära tegema kõik arvestused, kõik mingid eksamid ja need ei olnud nagu kerged, selles mõttes, et sa õpid esiteks nagu teises keeles, ma õppisin veel hispaania keelt siis, inglise keeles kõik need mingid majandusained, nagu see oli siuke huvitav kogemus ja, aga Eesti haridus annab tugeva põhja, selles mõttes on küll nagu õigus, aga sa saad kuidagi tehagi teistest riikidest pärit erinevate inimestega neid grupitöid ja see nagu hästi arendab, aga no neid oli palju nagu selles mõttes, et kuigi mul oli äkki 6 ainet kokku ühe nagu semestri peale, siis ma ikka õppisin, jah. No see vist, mina olen kuulnud näiteks seda, et Ameerikas on nagu see klasside erinevus, et võib-olla kui sa lähed 9. klassis, siis sa õpid seal tunnis nagu samu asju, mida sa tegelikult oled juba varem nagu õppinud, ehk siis see tase on nagu ühel pool on kõrgel ja teisel pool on nagu madalam, et see võib olla ka nagu üks põhjus, miks arvatakse, et ma ei pea ju õppima, et see on puhkus, aga tõesti see oli väga hea point, et sa saad sõita teise linna ja sa tahad teha kõiki neid asju, sest kuna sa tead, et nagu kuna sul see uus võimalus nagu tulla, aga siit on hea edasi liikuda, teine müüt võib-olla, et need programmid on väga kulukad ja seda ei saagi endal igaüks lubada. Kus sa leiad selle 10 000 eurot, et Ameerikasse sõita? Kas see peab igas kohas nii olema?
No siin selgelt sõltub jälle, et millistest programmidest me räägime, et Erasmus pluss noortevahetused ja sellised ülikooli ajal vahetusse minekud on jah, kas sellise väga väikese oma osalusega või päris kaetud, et kui me räägime gümnaasiumi astmes vahetusastale minekut ÜFU Eestiga, siis seal see programmi korralduslik pool on päris kulukas ja meil ei ole, nagu Erasmusel on Euroopa Liidu rahastus taga, siis meil seda kahjuks ei ole täna veel, mis tõttu kogu selle korraldusliku poole kulud tuleb katta õpilasel osalustasuna. Küll aga ei tähenda see, et see on ainult kuidagi majanduslikult väga heal järjel olevate inimeste selline luksusvõimalus, et meil on eriti just siin Eestis, Eesti noorte seas väga palju tublisid noori, kes leiavad endale toetajaid. Väga palju neid Facebooki postitusi ala kuskil oktoober, detsember, et ma plaanin nüüd uuel aastal vahetusaastale minna. Tehakse sotsiaalmeedias kampaaniad, pöördutakse meilide teel erinevate ettevõtete poole, on õpilasi, kes on teinud heategevuslikke koogimüüke, nii-öelda tööde müüke või päris heategevuslikke kontserte, et oma raha kokku saada, et nii kaua, kui jälle endal on see nii-öelda huvi minna ja et siis meie kogemus näitab, et raha taha see ei jää, aga muidugi see nõuab hästi palju pingutust ja kindlasti ka aega, et sellega tegeleda. Ja lisaks jagab ÜFU Eesti igal aastal välja kuskil 10-15 stipendiumit ka vajaduspõhiselt nendele noortele, kelle pered ei ole võimelised ise tervet osalustasu tasuma. Et seal kindlasti on erinevaid võimalusi ja selle nii-öelda seetõttu kandideerimata jätta või seda võimalust uurimata jätta, et see tundub kauge, ma pigem julgustaks proovima, et küsija suu pihta ei lööda. Küsija suu pihta ei lööda, just. Ja võt tegelikult see näitabki seda, et kui väga sa nagu tahad, on ju, et kas sa nagu väga tahad, siis sa saad. Ja see on nagu alati nii, et ega nagu minul ka sellel hetkel, kui ma läksin, ei olnud mingit mega, ma ei tea, varu kuskil või rikkaid vanemaid, kes saaks visata cashi nagu, kui kerge mure tekib, et oligi see 500 eurot kuus nagu. Reaalselt siis oli Madridis või Hispaaniasse, ma läksin, seal oli euro, tagasi tulin, Eestisse just tuli euro, mingi siuke asi oli. Ja siis 500 eurot oli kuus ja siis äkki mingi 375 sellest läks tegelikult üüri peale. Nii et sa pead nagu hakkama saama kuus üliväikse summaga, nii et siis sa otsid ka seal variante ja mina läksingi, tegin mingid erinevaid töökohti seal, mingi klubide liste ja mingid sellised asju, et mis sisse viskamist tõid, ühesõnaga, see oli väga huvitav. Aga see ongi see, et siis sa saad hakkama, sest et sa tahad ise olla seal, see on nagu su enda valik. Ja võib-olla selle Buffy asjaga seal on niimoodi, et sa saad selle aastase stipendiumi või nagu scholarshipi ja selle eest sa tegelikult elad nagu üsna okeilt ära, et mitte mingi fancy's kohas küll ja sa pead kindlasti nagu jagama oma kodu ja nii edasi, nagu ikka välismaal tegelikult peamiselt tuleb teha, on ju. Siis taaskord nagu see kõik on nagu võimalik ja ma sain tegelikult USA-s isegi väga palju reisida, sest et sa oled nagu kokkuhoidlik, sul on nagu teised prioriteedid, me käisime, ma ei tea, mingi 12 linna vähemalt läbi ja nagu kõik need nagu West Coastid ja Miamid ja ühesõnaga, sa saad reisida, aga see ongi see, et nagu siuke valikute küsimus, et mida sa siis nagu nii-öelda ohverdad või kuidas sa seda aega ja raha jagad, on ju, et kõik on tegelikult võimalik ja täpselt need mingid sponsorite otsimised või mingi ise siuke enda raha teenimine, et mina ka enne Erasmust tegin terve suve tööd, et saaks nagu mingi varu vähemalt, nagu, et kui sa lähed, siis sul on nagu mingi safety net seal olemas. Ja ma arvan, et tegelikult jah, see on pigem nagu müüt, aga on tõesti võib-olla programme, mis on nagu mega kallid ja siis ei ole võib-olla mõtet nende poole vaadata, vaid nagu guugelda, otsi selliseid programme, kus on stipendiumid ja tõesti nagu neid on ka üli palju, on ju. Et oleneb. Ja ma tahtsin lisada ka, et nende toetajate otsimise poole pealt, et kuna meie õpilaste seas see on väga-väga levinud, siis me omalt poolt korraldame ka koolitusi noortele, et nad teaksid, kust üldse alustada nende noorte. Päris suvalisele organisatsioonile võib-olla ei kirjuta, et kui tegemist on
ma ei tea, ehitusettevõttega ja nad ei ole nagu üldse huvitatud, siis ei, ma vaidleks täitsa vastu, Minu et arust on seinast seina. tegelikult Ja, on okei. häid inimesi palju ja neid ettevõtjaid, kes on valmis toetama ka, et seal on jälle see selline presenteerimise küsimus, et kuidas noor seda toetust ka palub, et Okei, see jah, peab olema ka selline jah. sütitav ja innustav, et miks mitte ehitusettevõtja no võib-olla alaealine siis tööle pigem hulka ei, või nagu ei peaks kirjutama võib-olla siis ma ei tea, alkoholitootjale või midagi sellist on ju, et seal vist nagu ka tegelikult oleneb natuke sellest ka, et ikkagi mingi eetiline piir võiks olla, Jah. aga ma lihtsalt mõtlen, et tegelikult nii-öelda need ettevõtted, organisatsioonid, kellele kirjutatakse, nemad võivad näha sellest seda, et võib-olla on see noor hoopis tulevikus nagu minu töötaja, on ju, et ta saab mingi üliägeda kogemuse, tuleb tagasi või kuidagi muud moodi seotud, sest me kõik oleme seotud ja meil on kõik nagu mingi Jah. nagu kõik oleme inimesed tegelikult, et see nagu ühendab, on ju, ja ma kuidagi nagu näen seda, et meie generatsioon ka nagu need noored ja siis võib-olla natukene vanemad, kellel on lapsed nüüd nagu väiksed, et kuidas nemad nagu ka julgustavad vaata nagu lapsi ja noori minema ja ongi, et sihuke toetus on võib-olla suurem, et kui mina läksin, siis mitte, et mu vanemad ei toetanud mind, nad olid muidugi, et mine lahe, on ju, aga nad ikkagi olid natuke mingi, oi, sa lähed nii kaugele, vaata, nagu, et selles suhtes, et see nagu meie nagu natuke murrame seda müüti ka, vaata, et sa tegelikult ei peaks olema nagu skeptiline, on ju. No jaa, aga siis viimaseks müüdiks ma arvan, et siit tuleb väga selge ja kiire vastus, välismaal õppides ja töötades raiskad aega. Kindlasti müüt ja šokeeriv müüt, jah, see on võib-olla müüt nende inimeste nii-öelda poolelt, et kellele tõesti isegi reisida ei meeldi, et ja kes siis võib-olla oma arvamust kuidagi nagu Liisi enne välja tõi, et kui kellelgi on negatiivne või kehv kogemus, siis see ei tähenda, et järgmisele inimesele see nii-öelda sama võimalus sobima ei peaks, et ja nagu üldsegi tegelikult nagu sa ei raiska aega mitte millegagi elus, nagu elu on suht pikk tegelikult, et isegi kui osad ütlevad, et maru lühike on, siis tegelikult nagu ei ole tõsi ja kui sa nagu teed mingeid ägedaid asju nagu, siis su elu tundub tegelikult veel pikem, et minu nagu USA aasta tundub megapikk ja nagu sihuke vinge ja täpselt tegelikult see Erasmuse aasta ka ja üldse nagu kui sa reisid ja teed erinevaid asju ja kohtud erinevate inimestega, siis see on ju see nagu, miks sa üldse tahad teha mingeid asju, mingeid inspireerivaid asju elus nagu muuta seda maailma paremaks ja sa ei raiska aega tegelikult nagu kindlasti eriti välismaal õppimise või töötamise peale, et see tundub nagu, see on võib-olla parim ajakasutus, nagu mis sa saad teha endale. Väga ilus lõpetus selle müüdibloki juurde. Aga müüdid said minu meelest väga edukalt lammutatud ja saamegi hakata tegema kokkuvõtteid. Nii, aeg on siis kokkuvõteteks, et mis siit kõlama jäi minu jaoks, et see kindlasti on väga äge võimalus, mida igaüks võiks kas või kaaluda. Jah, see võib-olla ei ole igale ühele, kui sa tunned, et sa ei ole nagu valmis või sa ei taha, aga neid kas või guugeldada, see ei ole nagu raha eest, et seda võib ju teha ja otsida. Mis on võib-olla üks selline mõttetera, mida te noortele kaasa annaksite sellise välismaal õppimise ja töötamise vallas? Mina soovitaks võib-olla noortele julgust avastada maailma ja avastada iseennast, et nagu Liisi siin kõrval just ka välja tõi, et see selline elu, jah, ühelt poolt mõned arvavad, et on hästi lühike, teised, et on pikk, aga igal juhul elu võiks olla huvitav ja iga inimene on ju lõppkokkuvõttes ise ka nii-öelda oma saatuse sepp ja ise otsustab, et kuidas ta oma elu elab, et niimoodi mugavustsoonis tiksudes jah, on üks variant, aga mina soovitaks kindlasti sellist julgust oma elu põnevaks elada, heas mõttes. Väga mõnus. Ütlesid minu vastus ära ja no, tegelikult ongi see, et see, mida sa kõige rohkem sealt saad, ongi see tunne, on ju, et nagu tegelikult ei ole väga palju asju elus, nagu, mis on ülihirmsad. Jah, hirmsaid asju juhtub ümber meie hästi palju ja see võib tekitada mis iganes tundeid, aga kui sa teed nagu neid selliseid suuri samme, on ju, siis sinu sisse tulevad mingisugused suured julguse tunded ja see on tegelikult see, mis nagu
viib sind täpselt mingi, ma ei tea, suurte ettevõteteni või partneriteni, kellega sa tulevikus koostööd teed ja teedki mingeid väga lahedaid vingeid asju, et me oleme näinud siin ju nagu igast näiteid, kuidas eestlased on jõudnud väga kaugele ja tegelikult see ongi sihuke üks mõte, mis ma tahan öelda, et nagu unistage lihtsalt ülisuurelt, et jah, nagu ma tahaks öelda, elu on lühike, et mingi igavaid asju teha täpselt samamoodi, aga tegelikult ei ole, on ju. Et tuleb unistada hästi suurelt, teha selliseid asju, mis sulle meeldivad, mitte lihtsalt nagu mingi, mida teised arvavad, et on lahe või et see on trendikas või mida iganes, et siis on nagu äge elu. Just, ja mitte lasta ka seda oma nooruslikku julgust ka kaotsi, et mitte lasta kas vanematel või õpetajatel või nii-öelda vanemal generatsioonil, kes ilmselgelt on juba nii-öelda oma võib-olla põnevamad ajad ära elanud ja natukene rutiini vajunud, et mitte lasta neil ka oma selliste innukust maha suruda, et julgust proovida. Noored ikkagi julgevad, nii et neil seda julgust on, et ikkagi teha ja tänapäeval on rohkem ja ütlen ausalt, kui mina läksin, nagu ma kindlalt kartsin täiega nagu tõsiselt ja ma arvan, et jumala paljud tegelikult, neil on ikkagi mingi teatud hirm, aga ma nagu näen ka praeguseid noori ja see nagu, kuidas õppima minnakse, töötama minnakse, et see on nagu veel lahedam, aga seal on ka teatud mingid muud probleemid, on ju, et mingid siuksed social pressure'id ja siuksed asjad, on ju, et võib-olla lihtsalt nagu me õpime iseennast tundma läbi nagu aastate, aga võib-olla tõesti, nagu sina ütlesid ka, et see kiirendi toimub, on ju, et sa tegelikult nagu saad nii palju rohkem endast aru, kui sa lähed kuskile välismaale ja sa oled üksi enda hirmude ja mingi enda olemusega, on ju, sa saad nagu sellest aru ja see on tegelikult see, mis aitab sul nagu võib-olla mingi järgmisi samme teha elus nagu palju paremini. Aitäh selle väga hariva ja sisuka vestluse eest. Ma loodan, et meie kuulaja ning vaataja saisid ka nii mõndagi põnevat ja uut teada ja loodame siis, et kõik meie kuulajad on järgmisel aastal valmis juba oma hirme ületama ja minema ägedaid kogemusi saama. Aitäh ja kohtume taas aprillis teiega. Aitäh!